Patriotid võivad hetkel olla Ukraina jaoks kõige olulisem relvasüsteem. Kuna Ukraina pommitab peaaegu igal ööl Vene taristut, näib, et Kremlil on ainus vastus droonide ja ballistiliste rakettide tulistamine Kiievi pihta. Ukraina suudab droonirünnakuid üsna hästi tõrjuda, kuid ballistilised raketid on hoopis teine lugu. Paljudel relvasüsteemidel on tõhusaid asendajaid, kuid patriotid on omaette klassist. Seetõttu on Zelenski jätkuvalt püüdnud Trumpi poolehoidu võita, hoolimata probleemide rohkest teisest ametiajast. Tundub, et Zelenski visadus on end ära tasunud. Eile, iga-aastasel NATO tippkohtumisel teatas Trump, et annab Ukrainale loa hakata riigisiseselt patriote tootma. Kogu see olukord tekitab siiski rohkem küsimusi, kui annab vastuseid. Lisaks juhtus tippkohtumisel veel terve hulk muid huvitavaid asju. Nii et täna alustame kogu Patrioti saaga lahti harutamisega. Seejärel uurime, kuidas NATO kulutused on muutunud pärast eelmise aasta Haagi tippkohtumist. See annab ema ülemineku Hispaania kummalisele juhtumile, mis on taas sattunud Trumpi sihikule. Seejärel vaatame tippkohtumise lõppdeklaratsiooni, enne kui lõpetame järgmise tippkohtumise kummalise juhtumiga. Aga alustame Patriotide kohta käiva teatega. See on kummaline, sest tegelikult polnud see eriti mingi teadaanne. Tegelikult tegi Trump ja Zelenski oma tavalist 30-minutilist pressiüritust, mis oli pikema erakohtumise sissejuhatus. Võrreldes 2 aasta taguse veebruariga oli meeleolu lausa sõbralik. Nad isegi tegid nalja ovaalkabineti fiasko üle, mis on sellest ajast peale kujundanud kogu nende suhet. Trump andis Zelenskile võimaluse teha tippkohtumise nali, küsides temalt, kas ta oleks huvitatud kohtumisest Moskvas rahuläbirääkimisteks. Zelenski vastas, et see oleks ohtlik. Mitte sellepärast, et ta võiks juua vale tassi teed, vaid pigem seetõttu, et Ukraina droonid lendavad üle linna. See tekitas ruumis naeru, kuid nali tuli väga tõsisest kohast. Putin veedab väidetavalt suurema osa oma ajast väljaspool Moskvat, võib-olla osaliselt just selle ohu tõttu. Trump jätkas Ukraina kaugmaa rünnakuprogrammi kiitmisega. Üldiselt austab Trump jõudu. Veebruaris 2025 toimunud ovaalkabineti fiasko ei olnud mitte ainult diplomaatiline madalpunkt, vaid võib väita, et see oli ka Ukraina jaoks sõjaline madalpunkt. Kuigi kommentaar kaartide kohta oli tobe, oli selles siiski oma tõepõhi. Trump tahab toetada võitjad ning kaugmaa rünnakute kampaania, mida toetab USA luureinfo Vene kaitsepositsioonide asukohtade kohta, võiks tõepoolest muuta Ukraina võitjaks. Mis puudutab patriote, siis see teade oli tegelikult juhuslik märkus. Ajakirjaniku küsimus oli, kas Trump lubaks Euroopal laiendada Patriotide tootmist. Siis ütles Trump kohalviibijatele, et üks tema ja Zelenski hilisema eravestluse päevakorrapunktidest oleks Patrioti tootmise litsentsi andmine Ukrainale. Seejärel näeme nende meediasaginatega kaasnevat absurdsust. See oli erakordselt tähtis teadanne. Kuid kohe läks järgmine küsimus kohe üle Iraani vaherahu lõppemisele. Rohkem kui 10 minutit möödus, enne kui litsentsimise protseduuri kohta tuli lühike järelküsimus. Trumpi antud üksikasjad olid ebamäärased, mistõttu tekitas avaldus rohkem küsimusi kui vastuseid. 2 teisel riigil on praegu luba Patriotide tootmiseks. Jaapanil on tootmisliinid juba töös, samas kui Saksamaa plaanib tootmist alustada järgmisel aastal. Tuleb märkida, et Jaapanil kulus litsentsi saamisest kuni esimeste Patriotide tootmiseni 2 aastat. Samas alustas Saksamaa ehitust 2024 aastal, mis tähendab, kui kõik läheb plaanipäraselt, kulub 3 aastat. Seetõttu võib oodata, et Ukrainal kulub veel kaua aega, enne kui nad hakkavad ise tootma. Ja arvestades, kui kiiresti arvatakse, et Putin on läbi, tekib küsimus, kas need jõuavad üldse enne konflikti lõppu tööle hakata. Sellegipoolest arvan, et need ajakavad on eksitavad. Kui sa oled praegu rahuajal, on mõistlik olla oma tootmisprotsessiga ettevaatlik. Sa ei taha, et kõikides sinu ladustatud rakettides oleksid vead, ilma et sa sellest isegi aru saaksid, enne kui on aeg neid tegelikult kasutada. Lisa siia veel tüüpiline lääne bürokraatia ja regulatsioonid, ning sellepärast need asjad võtavadki aastaid aega. Seevastu Ukrainat ei huvita bürokraatia ega regulatsioonid üldse. Isegi Patriotid, millel on suhteliselt kõrge tõrkeprotsent, sobivad kasutamiseks, sest alternatiiv on see, et Vene ballistiline rakett tabab mõnda sinu hoonet.
Ukraina eelistaks palju rohkem, et praegu oleks 50% võimalus üks alla tulistada, kui oodata 3 aastat ja saada garanteeritud tabamismäär. Mis võib osutuda keerulisemaks takistuseks, on litsentsimise protseduur. Tavaliselt algab selline relvalitsentsi protsess sellega, et importija maksab eksportijale ette litsentsitasu. Seejärel tehakse täiendavaid makseid töövõtjatele, kes tulevad ja aitavad süsteeme üles seada. Makstakse tasu iga toodetud ühiku eest ning mis kõige tähtsam, sisendkaupade müük lõpptootmise jaoks. Keerukate relvasüsteemide, nagu Patriotide puhul, ei tooda vastuvõttev riik tavaliselt kogu süsteemi ise. Osaliselt on see selleks, et litsentsiandjal oleks võimalik tootmine vajadusel peatada. Kuid suurem põhjus on see, et kõige ise tootmine on lihtsalt teostamatu. Tuutša riigil ei pruugi olla võimekust toota spetsiaalseid komponente, nagu näiteks mikrokiibid. Seega, praeguse seisuga usun, et tulevikus tuleb Ukrainas tootmisviinilt Patriot välja. Mida ma ei tea, on see, mida Ukraina koha peal tootma hakkab. Ma ei tea ka seda, kes selle kõige eest maksma hakkab. Ukrainal ei ole selleks raha. Ma kahtlen, et Trump tegi seda lihtsalt oma heast südamest. See jätaks selle Euroopa kanda, tõenäoliselt NATO Pearl Initiative'i kaudu. Ma kahtlustan, et paljud pealinnad oleksid valmis seda ettevõtmist toetama, lootes pärast sõda Ukrainast patriote hankida. Selle kohta pole aga seni üksikasju. Viimane punkt on see, et Ukraina peab tootmisrajatist kaitsma. See tõstatab küsimuse, kas seda kõike oleks parem teha näiteks Poolas, mida Venemaa ei tahaks pommitada, et vältida artikkel 5 käivitamist. Ma kahtlustan, et osa sellest on see, et Ukraina ootab sõjajärgset olukorda, kus ta saaks patriote eksportida. Teisalt, kui Ukraina üritab võimalikult kiiresti Patriotide tootmist suurendada, võib pärast sõda olla vaja olulist ümberehitust, et tagada Patriotide vastavus ülejäänud NATO standarditele. Igal juhul on need detailid. Ukraina jaoks on põhisõnum positiivne. See oli suurepärane tippkohtumine Zelenski jaoks ning jätkab tema jaoks niigi väga head aastat. Liikudes edasi, arvan, et me saame seda käsitleda laiemas sõjaliste kulutuste kontekstis NATO sees. Siin on liikmesriikide kaart, kus on toodud nende praegused sõjalised kulutused protsendina SKT-st. Venemaa ja Ukraina on seal võrdluseks. Island on nii väike, et tal pole sõjaväge, millele üldse kulutada. Aga saar panustab muul moel. See on tore koht, mida külastada ja sa võiksid sinna kunagi minna. Igatahes, sa mäletad, et juba 2014 aastal leppisid liitlased kokku, et kulutavad 2% SKT-st kaitsele. Pärast pika venitust, sealhulgas pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, tõsteti eelmisel aastal Haagi tippkohtumisel kohustust 5%-ni SKT-st, millest 3,5% on põhilised kaitsekulutused ja lisaks 1,5% mitmesugusele sõjalisele infrastruktuurile. Tulles tagasi kaardi juurde, siis see puudutab just seda põhiliste kaitsekulutuste osa. 5 riiki on juba enne 10. tähtaega eesmärgi täitnud. Leedu 5,33%, Eesti 5,10%, Läti 4,92%, Poola 4,68% ja Kreeka 3,65%. Uus riik, Taani, on piiri peal 3,49%-ga. See on suur põhjus, miks tippkohtumise õhkkond oli sel aastal nii optimistlik. Sellegipoolest oli hulk riike, kes püsisid ikka veel 2% juures või selle lähedal. Prantsusmaa võib neist olla kõige märkimisväärsem, olles 2,22% juures. Hea meeles, et Prantsusmaal on alaline koht ÜRO Julgeolekunõukogus, kuid nende kulutused ei peegelda seda. See võrdlus võib olla natuke nagu õinte ja apelsinide võrdlemine, kuid Ukrainal on vaid 30% Prantsusmaa majandusest, kuid ometi kulutab ta praegu sõjaliselt rohkem kui Prantsusmaa. Sloveenia on ainus riik, mis jääb alla Walesi lubaduse. Võib-olla üllatab sind seda kuulda, sest võiks arvata, et kui keegi on nii palju maha jäänud, siis Trump karjuks selle üle täiest kõrist. Ometi on ta jäänud vaikseks. Ei, see ei ole sellepärast, et Melania oleks ta veennud oma kodumaaga leebem olema. Selle asemel on põhjus selles, et Sloveenias ei ole poliitilist erimeelsust Haagi kohustuse osas. Tulemas on uus valitsus, mis kavatseb sellele vastavalt kulutusi suurendada. Seetõttu ei muretse keegi ja selle üle on väga vähe arutelu.
tõepoolest, kui vaadata kaitsekulutuste muutusi protsendina SKP-st, siis on näha, et viimase aasta jooksul on tehtud palju edusamme. paljud riigid näitavad aastases võrdluses üle 10% kasvu, kusjuures Balti riigid on eriti innukad tegutsema. ja see ütleb tõesti palju, sest Balti riigid kulutasid juba eelmisel aastal palju. siiski on üks märkimisväärne erand, mis püsib. Hispaania. vaatame seda tänase vestluse 3. osana. Haagi tippkohtumisel oli Hispaania ainus riik, kes keeldus deklareerimast oma kavatsus kulutada 5% SKP-st kaitsele. Võite meenutada, et üks asi, mida ma Haagi tippkohtumisel õppisin, oli see, et 5% ei olnud juhuslik number. Selle asemel arvutasid NATO sõjalised planeerijad välja, mida nad arvasid Venemaa tõrjumiseks vajavat ning kasutasid selle metalli maksumust, et määrata SKP protsent, mis kataks kõik kulud. Hispaania vastus oli, et ta suudab oma osa sellest heidutusest toota 2%-ga, muutes 5% üleliigseks. Me ootame endiselt, mis jokker Hispaanial varuks on, mis annab Hispaania sõjalisele tootmisele 2,5-kordse kordaja. Ja siin me nüüd oleme. Hispaania on täpselt 2% peal. Trumpi frustratsioon Hispaania suhtes sai aga rohkem tähelepanu tänu Iraani sõjale. Hispaania valitsus keeldus lubamast Ameerika Ühendriikidel kasutada Hispaania baase logistikaoperatsioonide osana sõjaliste vägede paigutamisel Pärsia lahe piirkonda. Kõik see jõudis haripunkti tippkohtumisel, kui Trump ütles, et Ameerika Ühendriigid katkestavad kaubandussuhted Hispaaniaga. Tavaline vastus sellele ähvardusele interneti kommentaarides on, et kaubandus Euroopa Liiduga ei toimi nii. Täpsemalt on Euroopa Liidul olemas õigusakt nimega survestamisvastane meede, mis jõustus 2023 aastal. Tollal oli selle kaudseks eesmärgiks nõrgestada Hiina võimet kasutada kaubandust üksikute EL-i liikmesriikide vastu survevahendina. Teoorias sunnib see instrument välisriike kohtlema kõiki Euroopa Liidu riike võrdselt. Seega, kui Ameerika Ühendriigid katkestavad kaubanduse Hispaaniaga, katkestab Euroopa Liit täielikult kaubanduse Ameerika Ühendriikidega. Las ma kõigepealt märgin, et Trump esitas sarnase ähvarduse mõned kuud tagasi, kuid ei viinud seda kunagi ellu. On täiesti võimalik, et näeme nüüd selle kordumist. Siiski ei ole survestamisvastane meede nii lihtne, nagu seda kujutatakse. Selle mehhanismi automaatset rakendamist ei ole. Selle asemel nõuab see Euroopa Liidus kvalifitseeritud häälte enamust. Täpsemalt öeldes 55% liikmetest, kes esindavad vähemalt 65% EL-i elanikkonnast. Tõenäoliselt võtab see samuti kuid bürokraatlikku asjaajamist, sest just nii Euroopa institutsioonid töötavadki. Igal juhul pole see kaugeltki kindel. Teised EL-i liikmed võivad muretseda, et Ameerika Ühendriigid võivad nende instrumendi toetamise eest vastumeetmeid rakendada. Teised võivad olla Hispaania peale pahased sõjaliste kulutuste pärast, mis on osa probleemist põhjustanud. Sisuliselt lõhuksid nad omaenda kaubandussuhteid Ameerika Ühendriikidega, et kaitsta Hispaania õigust mitte allianssi panustada. Ja kui sa arvad, et see vahend on kindel asi, siis küsi endalt seda. Miks see üldse hääletust vajab? Põhjus on selles, et liikmesriigid ei taha olla pantvangis teiste liikmesriikide halbade poliitikate tõttu. Kas see on üks neist? Eks me näeme. Teisalt toetavad Euroopa riigid rohkem Hispaania otsust Iraani sõja osas. Iga kord, kui Trump seob Hispaania kaubanduspoliitika sellega, õõnestab ta veelgi oma võimet Hispaaniat sundida. Samal ajal on Hispaania vastus olnud õige, põhimõtteliselt Trumpi ja tema ähvardusi eirata. Rohkem riike võiks sellest eeskujust õppida. Muide, Trump tõi tippkohtumisel taas esile Gröönimaa vaidluse. Seekord on Taani käsitlenud seda kui absurdi ja reageerinud palju vaoshoitumalt. Trumpil pole seal tegelikult mingit võimalust midagi teha, seega on parem lasta tühjadel ähvardustel lihtsalt olla. Et tänaseks otsi kokku tõmmata, peaksime rääkima sellest, kuidas nad lõpetasid tippkohtumise oma iga-aastase deklaratsiooniga. Kirjeldaksin sisu üldjoontes tavapärasena, välja arvatud see, et 2 aastat järjest oli dokumendi sisu lühem. Esimene punkt kinnitas taas murdmatut 5. artiklit, nagu neile alati meeldib teha. Teine punkt kirjeldas rahuldavat edasiminekut Haagi kohustuse suunas, nagu me täna varem kirjeldasime. 3. punkt käsitles Euroopa julgeoleku esmase vastutuse üleminekut Euroopa riikidele, kusjuures Ameerika Ühendriigid aitavad selle protsessi koordineerimisel.
see on kulisside taga toimunud juba üle aasta, isegi kui meediakajastused takerduvad vaidlustesse. 4. punkt kinnitab üheselt, et Ukraina jääb transatlantilise julgeoleku oluliseks osaks. 5. punkt ütleb, et Iraan ei tohi omada tuumarelva ning Hormuzi väinas peab olema tagatud meresõiduvabadus. See kõlab nagu midagi, mille Trump oleks deklaratsiooni sisse pannud, kuid need on alati olnud ka Euroopa poliitikad. 6. punkt oli tavapärane tänuavaldus võõrustajale. Selle dokumendi lühendatud vormi omistatakse sageli Trumpile. NATO tahab talle asjad lihtsana hoida ja tegelikult ongi see põhjus, miks need tippkohtumised ei kesta enam terve nädala. Aga enne kui sa selle tavapärase vastuväite lagedale tood, on neil dokumentidel tegelikult tõeline signaali väärtus. Need ei ole lihtsalt deklaratsioonid selle kohta, kui kindlameelne ja tugev allianss on. Higem on need alliansi prioriteetide järjestus. Ja sa saad usutavalt näidata, et hoolid rohkem X-ist kui Y-st. Probleem on selles, et kui sa näitad, et hoolid 80 asjast, siis lõpuks näitad, et ei hooli mitte millestki. Seega, olenemata sellest, mis on Trumpi efekt, on lühendatud dokument kasulik alliansi põhieesmärkide mõistmiseks. Lõpuks lõpetame tänase päeva aruteluga selle üle, mis ei olnud tippkohtumise deklaratsiooni lõpus. Lubage mul teile ette lugeda viimane lause sealt. Ootame oma järgmist kohtumist. Mitte ootame oma järgmist kohtumist 2027 aastal Albaanias. On mõned teated, et NATO jätab järgmisel aastal iga-aastase tippkohtumise vahele, et takistada Trumpil olukorda segi paiskamast. See võibki olla kavatsus ja nii võibki minna. Aga kui praegune sõjaliste kohustuste suund jätkub, võivad nad ikkagi soovida tippkohtumist korraldada, et korrata 5. artikli puutumatuse kinnitamist. Tänast lõpetades olete võib-olla järeldanud, et ma ei reisinud sel aastal tippkohtumisele. See ei ole sellepärast, et kui peasekretär mind eelmisel aastal lavalt minema ajas, oleks ta mind jäädavalt kõigist NATO tegevustest välja visanud. Mul oli lihtsalt ajakava konflikt, mis takistas mul sel aastal reisida. Ma pean ütlema, et on huvitav jälgida neid asju väljaspoolt, mitte seespoolt. Kui sa oled seal, siis sa ei näe tegelikult metsapuude taga. Mul on palju parem arusaam sellest, mis selle aasta tippkohtumisel juhtus, isegi kui ma olen tuhandete kilomeetrite kaugusel. Erinevus seisneb selles, et sa ei saa olulisi detaile, nagu näiteks kust see 5% tuli, piisavalt selgeks teha, kui sa ei ole ise kohal, et sellistele nüanssidele järge ajada. Samal ajal ei ole nende videote lõpus kunagi mingit nüanssi. Tavaliselt tuletan ma teile lihtsalt midagi toredat meelde, näiteks geopoliitika abiliini minu teisel kanalil. Saate sellega tutvuda klõpsates siin oleval esitusloendil. Ja kui teile tänane video meeldis, siis palun laikige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba homme. Hoidke end!